Tere! Minu nimi on Merle Laurits ja ma töötan Tallinna Ülikoolis digitehnoloogiate valdkonna õppejõuna ning lisaks sellele olen ma Hiina meditsiiniterapeut. Täna räägin ma teile sellest, kuidas kahte valdkonda omavahel ühendada. Kui kaua oled IT-valdkonnas tegutsenud ja millistel erialadel oled töötanud? Tallinna Ülikooli läksin õppima 1991. aastal. Seega olen IT-valdkonnas töötanud juba aastakümneid. Ameteid on olnud erinevaid, projektijuhist kuni analüütiku ja koolitajani. Mis sulle meeldib IT-valdkonna juures? IT-valdkonna juures meeldib mulle kõige rohkem paindlikkus, loovus ja võimalus seda integreerida erinevatesse eluvaldkondadesse. Näiteks mina olen selle sidunud tervisevaldkonnaga ja olen loonud selles valdkonnas terviseportaale, veebikoolitusi ja erinevaid veebipõhiseid lahendusi. Kui kaua oled olnud seotud Hiina meditsiiniga ja kuidas selleni jõudsid? Huvi Hiina meditsiini ja idamaise filosoofia vastu on minus olnud lapsest saadik. Reaalselt jõudsin selle valdkonnani läbi oma tervise 12 aastat tagasi, kui tekkis vajadus stressi juhtida ning see viis mind Hiina meditsiiniterapeudi õppele. Millega tegeleb Hiina meditsiiniterapeut? Mina aitan inimestel lähemale jõuda iseendani läbi tervist ennetavate tegevuste. Olgu selleks siis Hiina tervisevõimlemine, qigong, ennetavad kehateraapiad, teadlik toitumine Hiina meditsiini teadmiste järgi või keha meridiaane, kanaleid ja punkte arvestav akupressuur. Millal pöördub inimene Hiina meditsiini juurde? Hiina meditsiin on ideaalne täiendus lääne meditsiinile. Ta on komplementaarne, see tähendab täiendav meditsiin. Ma aitan inimestel nende emotsioonidega paremini toime tulla ja tavaliselt pöördutakse siis, kui stressitase on suur. Hiina meditsiin läheneb inimesele kui tervikule. See tähendab, võetakse arvesse nii emotsionaalset, vaimset kui ka füüsilist poolt. Kellele sobib teha korraga karjääri mitmes valdkonnas? Kui sul on tõepoolest huvi mitme erineva valdkonna vastu, siis esiteks soovitan ma sulle üheks nendest valida IT, mida saab siduda paljude erinevate valdkondadega. Ja teiseks, sul peab olema väga perfektne ajajuhtimine. Ma soovitan õppida ajajuhtimist. Kus saab õppida Hiina meditsiini? Eestis saab Hiina meditsiini õppida Tervisealkeemia koolituskeskuses, kus doktor Rene Pürkland teeb regulaarselt Hiina meditsiiniterapeudi kursusi. Selle olen ka mina lõpetanud tema käe all ja teinud vajalikud eksamid. Mida on andnud sulle töötamine kahes valdkonnas korraga? Erinevates valdkondades töötamine õpetab paremini aega juhtima, stressi juhtima ja ennast juhtima. Minule on ta andnud paindlikkust, loovust, võimalust teha koolitusi erinevates valdkondades ja aidata inimesi lähemale neile endale ehk iseendani. Anna üks soovitus noorele, kes soovib omavahel siduda kahte eriala. Kahe eriala ühendamine on täiesti võimalik. Mina soovitan sul lähtuda alati südamekohast ja valida see, mis sulle tegelikult meeldib ja silmad särama paneb. IT-valdkonnaga ühendamine annab paindlikke lähenemisviise ja loovaid lahendusi ning võimalusi integreerida paremini ennast ka teistesse valdkondadesse. Nagu Hiina meditsiini vanasõna ütleb, 1000-aastane teekond algab kõigest ühest ainsast sammust.